Tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Tänases videos ma tahan näidata oma punumise hullust, mis mind on tabanud viimasel ajal. Olen käinud metsast niimoodi neid pajuoksi palju toomas ja mõttega ikkagi, et ma nendest midagi ka meisterdaksin. Ja kuna praegu on kevadine aeg, siis paljud taimed on hea nagu juba toed valmis teha enne, kui istutamiseks läheb. Või ei taha nagu oodata, et kuniks nad suuremaks kasvavad ja alles siis tugesid teha, vaid teha ikka kohe need toed valmis. Ja kuna ma sain sünnipäevaks mõned ilusad pikad sellised roosid, mis kasvavad päris kõrgeks, siis mõtlesin, et teen neile sellised obeliskid. Ma tegelikult ammu juba olen neid tahtnud teha. Alguses mõtlesin, et ma teen sellistest peenikestest liistudest, aga siis mõtlesin, et neid liistu mul nagu ka nii palju ei ole, ja need võib-olla ei jää nii ilusad, et mulle nagu tundus, et mulle okstega nagu meeldiks rohkem. Ja oksad on praegu nii mõnus korjata, neil ei ole veel lehti ega midagi, just paras aeg. Aga õues on nii külm selle tegemiseks. See tuul, mis viimasel ajal siin on olnud, see on olnud ikka päris metsik. Et mul ikka hommikuti lähen jälle tõstan prügikasti püsti ja jälle tõstan mingi selle aia kiigu püsti ja kõik asjad on nagu hommikuks pikali lennanud, et ikka öösiti on olnud selline korralik purgaa. Aga ma loodan, et varsti see lõpeb, et praegu lihtsalt selline kevadine aeg ja siis ongi ilmad sellised kehvavõitu. Ja need obeliski on nii mõnus meisterdada, ma tegin tavaliselt takunööriga, et ei hakanud siin mingid kruvidega mässama ega mingid traadiga. Et täiesti tavaliselt takunööriga kestab ta kaua kestab, lihtsalt panin teda ikka päris ohtralt nagu mingi kruvisin seda sinna mingi 5-6 korda ümber ja tegin tugevad sõlmed ja peaks nagu töötama küll, et sinna ei tule need taimed ei lähe nii suureks ja nii metsikuks, et nad nagu raskuse all kokku kukuksid. Et mina tegin 4 dokiga, aga võib teha ka 3 dokiga ja siis lihtsalt 3 kohast väikeste juppidega sidusin kinni. Ja mul oli üks selline neerukujuline peenar, mille rohimist ma juba ammu olin edasi lükanud, siis nüüd oli see aeg mul see korda teha, sest ma tahtsin ka need roosid sinna istutada ja need obeliskid sinna panna. Ja mul on ka plaanis see peenra äär korda teha, et ei oleks nii väga muru sees. Ja minust jäi täitsa armas, mulle täitsa meeldib. Ja ma panin sinna veel otsa keraamilise poti ka, et siis saab sinna putuka pesa teha. Ja siis hakkasime poisiga peenra ääri tegema, et kuna neid oksi oli piisavalt, siis ma lõikasin lihtsalt need okstest sellised piisavalt parajad jupikesed. Ühed otsad lõikasin nagu teravamalt või külje alt, et läheks kergemini maasse. Ja pealt siis sirgelt, et siis saab pealt koputada ilusti haamriga. Põnnile hullult meeldis see töö koputamine, et see tuli tal välja ka. Ja muld ju pehmelt värskelt kaevatud, et siis lähevad need dokid sisse. Aga neid dokke ma pean veel kõvasti juurde tegema, ma lihtsalt ei ole lihtsalt aega olnud, ütleme nii, sest igast muid asju, mis on vaja teha, on veel nii palju, et need iluasjad, ma jõuan ka hiljem suve jooksul neid teha, et mul on need materjal on ära korjatud, aga lihtsalt on vaja lõigata ja maasse taguda. Ja kõvasti lilli istutasin sinna veel vahele, et siin küla peal üks tore tädi pakkus mulle veel palju erinevaid püsikuid, mis tal üle oli ja siis istutasin neid ka sinna vahele. Aga jah, vist oli seal päevakübaraid ja liiliaid erinevaid ja oli vist kuldkepp ja ma ei mäletagi kõiki neid nimesid, aga päris palju erinevaid vana taluaia lilli oli, mis on temal nagu peenras nagu juba suureks ajanud ennast ja laiali ajanud, et vajas natukene koomale tõmbamist, siis
oli tal hea meel, et keegi sai omale aeda natukene lilli juurde ja tema natuke vähemaks. Aga siis poisiga mõtlesime, et teeme sinna peenrasse ka mõned lahedad lepatriinud ja tema lemmik tegemine, värvimine. Andsin talle kivid ette ja siis ta muudkui värvis ja natuke ta värvis ka mõned muud asjad ära, mida ta ei oleks tohtinud värvida, aga alati ei jõua ju silma peal hoida, aga need lepatriinud tulid väga ägedad. Tema värvis need kivid ilusti punaseks ja mina pärast tegin veekindla markeriga täpitkesed peale ja kriipsukesed ja jäid need sinna peenrasse päris lahedad. Et see akrüüli värviga tehtud, et see ei tohiks vihma käes ka nii kiiresti maha tulla. Ja siis ma panin veel ühed valged kivid sinna keskele, kuna see üks ots on hästi lai ja ma ei ulatanud enam sinna rohima ega istutama ja siis ma panin väikse rivi lihtsalt valgeid kive natuke niimoodi looklema sinna, et oleks lihtsam. Ja siis teise obeliski tegin veel juurde teise roosi jaoks, üks on mul siis kollane ja üks on punane, nii et kui nad suvel peaksid juba õitsema, siis ma kindlasti näitan neid, millised nad tulevad. Ja seal taamal ootab veel kõrvitsa peenar korrastamist, selleni ma pole veel jõudnud. Aga need lepatriinud tulid nii nunnud. Ja mul olid ka mõned aiakonnad varutud sellised, vist tsemendist valatud sellised vormi peale, mõned on pronksi värviga üle tehtud, siis need panin ka sinna lepatriinude juurde. Siis järgmine punutis oli see aed, millest ma ka ühes videos rääkisin, et seda hekki enam ei ole ja tahtsin sinna ühte aiajuppi punuda, siis ühe jupikese juba punusin ära. Tegelikult peaks natukene pikemaks tegema, aga seda jõuab. Ja siis mõnedele lilledel oli veel tugesid vaja, siis ma mõtlesin ühte teist versiooni. Võtsin 2 sellist ühepikkust jupikest, kui kõrgele see lill ikka kasvab. Ma tahtsin panna just püvilillele, et ta on sellises tuulises kohas ja äkki hakkab liiga nagu kaldum minema tuule käes, et panen talle mingisugused toekesed. Ja siis ma lihtsalt alt tegin teravamaks selle otsa, et oleks kergem teda mulla sisse taguda. Ja akutrelliga siis mõned augud otstesse, et saaks sinna siis peenemaid oksi kinnitada. Ma tegin 2 auguga, aga võib teha 3-4 auguga, kui tihedalt seda toestust vaja on. Tegin sellise 2 pulga süsteemi, aga ma olen näinud, et tehakse ka 1 pulgaga. Nii et kui sa teed 2 auku, siis peenema oksa paned ühe otsa alumisse auku ja teise otsa ülemisse auku ja siis jääb selline näiteks ühte lillepotti panemiseks paras tugi. Aga mina tahtsin teha 2 pulgaga, siis panin 1 pulga ühele poole, teise pulga teisele poole lille ja siis ühendasin need peenemate okstega nendesse aukudesse. Et neid saab ka ühendada väga ju mitmel moel, et paned näiteks ühe otsa alumisse, ühe otsa ülemisse auku või teed sinna kuidagi diagonaale või risti või paned hoopis mitu rivi, et sealt kujundamise teema, et kuidas kellegile meeldib, aga ma tegin siis hetkel nii. Ja siis ma seal koha peal lõikasin vastava pikkuse, kui pikka ma tahtsin ja panin auku ilusti. Aga seal taamal paistab veel üks suur kadakas. See on mul maha võetud juba enne seda, kui ma kasvuhoonet hakkasin ehitama, sest ta kasvas täpselt seal kasvuhoone vundamendi kõrval ja oli nagu hästi suur ja tihe ja ta oleks nagu väga-väga palju ette jäänud ja väga suure hunniku valgust kasvuhoonel ära võtnud. Et ma ei saanud teda lihtsalt jätta ja lõikasin ta maha. Aga nüüd on ta nagu aasta otsa kuivanud aia ääres ja ma plaanin seda nüüd üks päev proovida lõigata natukene, et vaadata, millised seibid sealt tulevad. Et äkki midagi meisterdada nende seibidega. Ma lihtsalt ei ole jõudnud. Ma kahjuks ei ole ketassaag, et sellega oleks väga hea seda teha, aga ma siis proovin kas tiigersaega või mootorsaega, et äkki õnnestub. Võib-olla siis on vaja neid lihtsalt pärast rohkem lihvida. Nüüd selle ülemise oksa ma lõikasin liiga kitsa, aga ma saan seda iga kell vahetada suurema vastu, kui see taim nii kõrgeks on kasvanud, et vajab sealt rohkem toestust. Ja võib-olla oleks ka natukene madalamale võinud panna, sest et see kõrguste vahe jäi nii suur. Ja siis mul oli idee, et ma teen sellest nagu sellise lõpmatu sümboliga lillepeenra,
et noh, nagu number 8, aga minu jaoks see tähendab siis lõpmatuse märki. Mulle meeldivad igasugused sümbolid ja panin sinna saepuru multsi ka. Ja kõikidele pojengidele ma tegin siis sellised toed, et lihtsalt oksad maasse ja niimoodi kaardu ja neid saab nagu lihtsalt ära võtta ja nad ei ole väga tugevad ja siis mul jäi veel oksi üle ja kuigi õhtu oli juba väga hiline, siin on juba näha ka, et on juba hämar, noh kaamera pildist võib-olla ei saagi nii aru, aga päike oli juba loojunud ja siis ma mõtlesin, et ma teen veel midagi. Siis ma proovisin teha sellist nagu jälle ühte nagu lillekaartaga, et teen sinna nagu mingi sellise istumispingi allapoole, aga võib-olla isegi mitte nagu enda istumise jaoks, vaid panen ka sinna nagu riiuli mõttes, et panen sinna ka mingid lillepotid või ühe kastikese ja siia kaare peale ma saaks ka midagi ronima panna, kui ma tahan. Ma ei ole sellele ainult veel mingit kohta leidnud. Ja külgedele nagunii saab panna ronima sinna redelite peale. Praegu panin ta lihtsalt maja seina äärde, et võib-olla ma otsin veel sellele sobiva koha, et päris keset aeda ei taha panna, et tahaks millegi najale toetada. Et see on veel, ootab oma õiget kohta ja võib-olla ma veel tuunin teda kuidagi. Ja siis kõrvitsapeenra kõrval oli mul üks hästi hea tikrisort, sellised ilusad, mahlased, magusad, rohelised tikrid on. Ja siis sellele ma panin toed, et kuna oksad läksid alati nii vastu maad ja ma sealt juba mõne poja isegi sain, sest oksad olid juba mulla sees juured alla võtnud. Aga siis nüüd on toed all. Ja siis üks päev ma mõtlesin, et ma pole ammu teinud ühtegi jälle tervislikku sellist energiapommi ilma suhkruta, et katsetan ja ma olin ammu tahtnud teha toorkooki ja tegin porgandiga. Lihtsalt riivisin selle sama kombainiga porgandi, siis purustasin sinna need pähklid ja rosinad ja tatlid ja siis tuleb selline mõnus mass. Ja siis mul oli selline karp, mille sees vist poes saab osta salatit või midagi sellist. Ma ei mäleta täpselt, mis seal sees oli. Selle vahestikku hoian sellised kõrgemad alles. Panin kile ka, et oleks pärast kergem teda sealt kätte saada. Ja siis surusin sinna vormi lihtsalt niimoodi ühtlase kihina kõik, mis sealt tuli. See on just paraja suurusega see vorm, sellepärast on hea. Mul endal ühtegi sellist väikest vormi kodus ei ole ka. Sellepärast on hea vahest hoida selliseid pakendeid alles. Selliste sisse on ka väga hea ju näiteks seemneid külvata ja siis panin ta sügav külma kuskil pooleks tunniks või tunniks ja peale tegin sellise glasuuri, kus oli siis kookos, oli kakaopulber ja natuke mett. Sulatasin ära nii, et see ilusti mesi ka sisse sulaks ja panin uuesti külmkappi ja pärast lõikan kommikesteks, et me ei söönud, seda toorkooki ei kannata nagu suurt tükki korraga süüa. Ja siis korraga üks tegemine oli, siis tegin ka ühed energiapallid, chia-seemned, päevalilleseemned, kõrvitsaseemned ja mustad ploomid, ka kõik köögikombaini korraga. Tuleb selline mass ja sellest vormid ilusti pallikesed. Ja nii kaua, kuni need pallikesed tahenevad ja šokolaad sulab, sest ma teen nad ka šokolaadi glasuuriga üle, siis lõikasin lahti selle porgandikoogi. Ja ma ütlen ausalt, see tuli nii hea, et mul isegi lapsed sõid seda, et eriti meeldis väiksemale poisile, et tüdruk nii väga fänn ei ole, sest tema lihtsalt ei armasta porgandit ühelgi kujul. Aga poisile meeldis väga, tema sõi, et tüdrukule meeldisid rohkem need energiapallid, tema sõi neid. Ja ma tegingi sellised kommi suurused, see on just paras amps võtta ja vahepeal tunned seda natukene pähklisust ja siis see porgand annab mahlasust ja nad ei ole ka liiga magusad. Ja šokolaadi sulatasin ära, mul oli täiesti tavaline see tume bitteri šokolaad ja sellega on väga okei, et saab mingi piimašokolaadiga, aga mulle meeldib just tume šokolaad. Ja sulatasin veevannil ära ja siis niimoodi kahvli peal saab ilusti šokolaadi sisse mõnusaks veeretada glasuuriseks ja jällegi jahedasse panna ja on hea võtta mõnusad ampsud. Siis üks projekt oli mul õues
üks vana sahtel, mis ootas ammu tuunimist ja ma ei olnud talle nagu head kasutust leidnud. Mõtlesin, mul oli sellega päris mitu ideed, aga kuna tüdruk küsis mu käest, et tema tahab nagisid, kuhu riputada oma igasuguseid käevõrusid, tal on tulnud selline pärlihullus peale, tahab hästi teha neid käevõrusid ja igasuguseid võtmehoidjaid ja selliseid asju pärlites. Siis ma värvisin selle sahtli üleni valgeks ja kuniks värv oli veel märg, siis ma isegi PVA-d ei kasutanud, vaid panin selle salvräti kihi otse sinna märja värvi peale ja see jäi sinna ilusti kuivas kinni. Nüüd ta peaks tegelikult veel üle lakkima, et oleks nagu tugevam. Aga ma leidsin mõned nagid, natuke jäi puudu, mõned peaks juurde ostma ja siis panin need nagid sinna, need, mis ma parasjagu leidsin, ei hakanud sellepärast poodi kohe jooksma. Ja siis proovisime, kuidas need käevõrud sinna jäävad, et selliseid ta teeb. Talle meeldib, et on siin sõbrannadele teinud kingitusteks ja juba oma esimesed käevõrud ka müünud, nii et las ta harjutab oma kätt. Ja siis, kuna nõgesed on praegu just sellised, et ideaalne korjata, ma ei ole jõudnud veel tee jaoks korjata ja rohelise pulbri jaoks, mida ma eelmine aasta ka tegin, et talvel on hea seda rohelist pulbrit kasutada smuutis ja lihtsalt vette panna. Siis ma korjasin ühe kausitäie ja tegin hoopis seekord juuksetoonikut. Et see nõgese juuksetoonik on väga hea, et see, kellel on probleeme juustega, siis väga soovitan, et mul viimase raseduse ja imetamisega need juuksed läksid hästi lahti ja palju kukkus peast ära, siis nõgese vesi oli see, mis nagu suuresti aitas nad mul jälle kinni võtta, et regulaarselt seda pritsida peale ja osadest nõgedest tegin ka nii-öelda päikeseteed, et panin klaasi, läbipaistvasse klaasi mõned nõgese varrekesed või võrsekesed ja tavalist kaevuvett, puhast kaevuvett peale ja lasin tal paar tundi niimoodi päikse käes tõmmata, külm vesi ikkagi otse kaevust ja nii-öelda päikesetee ja siis need kasulikud omadused siis imenduvad sinna vette ja saad omale nõgese energiat. Aga selle tõmmise jaoks ma siis valasin peale kuuma keevavee ja lasin tal siis umbes 20 tundi või niimoodi seista ja siis kurnasin pihustiga pudelisse ja iga kord peale pesu siis kannan peale juustele. Ja siin oli mul eelmise aasta kapsapeenar, mis vajas toimetamist ja nendes mustades kottides ma tellisin hobuse sõnnikut ja ma mõtlesin, et teen selle ka korda ära, et ja kui on peenrad korras ja saab hakata toimetama, siis kaevasin kõik läbi ja umbrohu välja ja segasin sinna hobuse sõnnikut sisse. Ja nüüd on siis see peenar ka valmis, ootab, kuni ma panen sinna nuikapsast, lillkapsast ja lehtkapsast, et muud peakapsast see aasta ei pane ja brokkolit ka ei pane. Ja ka kõik teised peenrakastid jõudsin ilusti korda teha ja sõnnikuga rikastada. Aga siia video lõppu ma näitan ühte toredat ideed. Ma käisin ühel sünnipäeval. See oli minu üks sünnipäeva kingitusest, selline tore hüatsindike, kuna sünnipäeval lapsele need meeldivad, hüatsindid ja öökullid, siis temal oli väga tore idee tehtud ja ma jagan seda teiega ka, et üks valge laudlina oli pandud, mille peal olid kõik siis snäkid ja akrüülvildikad ja akrüülvärvid ja igaüks siis samal ajal sõi, joonistas, ajas juttu ja oli selline väga mõnus õhkkond ja sünnipäevalapsele jäi see laudlina ilusti mälestuseks, sinna sai peale kirjutada ka õnnesoovid ja ilusad pildid ja kõik said natukene kätt proovida, ka lapsed ja jäi väga ilus mälestus sellest. Aga selline see video sai. Ma loodan, et teile meeldis. Kui meeldis, pange like ja jagage ja kohtumiseni järgmisel korral.